Tallinnast mitte kuigi kaugel Paldiskis asub üks uuenduslik ettevõte. See on Pakri teadus- ja tööstuspark ja minuga koos on siin täna selle tööstuspargi visionäärist tegevjuht üks asutaja. Tere, Enn Laansa juunior. Tervist. Enn, mis plaan selle Pakriga on? Plaanid on väga lihtsad. Kõigepealt visioneerida ja siis realiseerida. Toodame ise taastuvenergiat oma klientidele ja ideaalne on see, kui me suudame siia võimalikult palju rohetehnoloogia ettevõtteid meelitada. Siin on üks mega suur äge päikesepaneelide park. Sa ütlesid mega, see on küll õige, et ta on 1 mega suurune. Ta võiks olla üks väiksema keskkonna jalajäljega rajatud park. See keskkonna jalajälg ja rohelised teemad tundub, et on sinuga kaasas käinud. Kust kohast sa tunnen, et need sinuga haakuma hakkasid, sa tahtsid ettevõtjana samamoodi siis hakata leidma lahenduste väljundit just selle teema koha pealt? Võib-olla oli teises ülikoolis, kui ma käisin Chicagos ja kus oli võimalus erinevate pilvelõhkujate keskel kõndida, siis ühelt poolt naerda, või naeratada, et on olemas nii kõrgeid hooneid, siis juba see oli umbes tänasest 15+ aasta tagasi, pandi väga palju rõhku energiatõhususele. Ja see avas märkimisväärselt silmaringi, tõi siis, ma arvan, sellise esimese tõsiselt võetava tõuke siis sellesse energiatõhususe või rohelise või siis täna juba nimetame vastutustundlikusse maailmasse. Et sa hakkasid siis mõtlema, et mismoodi sa elad ja mis jälje sa jätad oma tegevusega või? Ma ausalt öeldes siis ma ei osanud seda hinnata. Siis see pigem oli praktiline, et tulles peale õpinguid tagasi kodumaale, siis oli küsimus, et mida siis edasi teha. Sai võetud üks väga suur ambitsioon ette, kus me siis täna osaliselt oleme. Ja seda siis, kuidas realiseerida, turustada ja siis tuli automaatselt kõik see roheline või rohelisel panustamine tuli mängu. Ma pikalt ei teadnud, et ma tegelen vastutustundliku ettevõtlusega. Tunnistan ausalt, et siis, kui me alustasime indeksi taotlemisega, siis ma sain aru kõigepealt, mis see siis reaalselt sisulist vastutustundlik ettevõtlus on. Nüüd edaspidi iga väiksema või suurema sammu juures ma mõtlen selle peale. Kui me vaatame, mida me siin Pakris näiteks teeme, alati tahad vindi üle keerata, et hetkel väga lihtne on ju päikesparki rajada. On või? See tundub päris suur, ma arvan, et see on üks kõva ettevõtmine. No võtad õiged ehitajad, siis see on lihtne, aga ka seda saab üle vindi keerata. Kõik see pinnas, mis siin all oli, liikus meie ühte aianurka ja see pinnas, mis siia alla toodi, liikus ühest aianurgast siia. Ehk me kulutasime võimalikult vähe transpordile ressurssi. Või kui me vaatame, mille peal me seisame taaskasutatud kunstmuru peal. Tavaliselt ehitatakse, pannakse siia tekstiil, tuuakse paarikümne kilomeetri kaugusel, oleks siia toodud mingi 300 autot kruusa veel peale, et tagada, et ta ei hakkaks läbi kasvama. Tulime lahenduse peale, mis oli soodsam, mis on rohkem südamele lähedasem ehk vastutustundlikum ja kokkuvõttes hoiab ka hoolduskulusid kokku. Ja sinu üks eesmärk oli, või visioon oli siis see, et tuua siia Pakrisse kokku võimalikult palju toredaid roheettevõtteid. Millised või kes nad võiksid olla? See visioon tegelikult igapäevast realiseerub. Meil on täna juba 22 tootmisklienti. Meil praegu seab sisse Hiiumaalt korjatud mudast mahekosmeetika tegemine. See ei ole ka otseselt rohetehnoloogia, aga see on valdkond, kes meile järjest rohkem on ka tee leidnud. Või päikese-õhkküttepaneelide tootmine. Päikese-õhkkütte, mis see siis on? See on sisuliselt, sul on seina peal must boks, mis siis päikese poolt soojendatakse ülesse ja siis juhitakse sealt välisõhk läbi ja tuuakse soojendatud õhk tuppa. Väga lihtne. Nutikas. Eestis tehtud toode ja väga äge. Selle peale tuli päike välja? Selle peale tuli päike välja. Silm jookseb vett kohe midagi. Ju siis oli väga hea toode ka. Kas maailmas sellised rohelise vaatega tööstuspargid on tavalised? Sina, kes sa oled nüüd elanud, siis õppinud USA-s ja maailmas reisinud? Me oleme tegutsenud Pakris 12 aastat või 12 aasta jookseb. 6 aastat tagasi siis oli näha, et väga paljud
juba mõtlevad ja juba osad ka tegutsevad. Täna võib-olla see on niisugune peatselt uus nagu normaalsus. Kas sa ütleksid, et ettevõtlus üleüldiselt liigubki sellise targa, rohelise ja vastutustundliku suuna poole, kus ettevõte on ühiskonnas partner, mitte niivõrd ainult eraldiseisev äriüksus? Kui üks klient reaalselt ütleb, et kuule, ma tahan sellest osa olla, olgugi, et see on ainult üks päikesepark või ta kolib räämusruumi või visioonist oleme veel ühes või teises hoones veel kaugel. Aga ta näeb, ta usub sellesse ja ta tahab sellest osa saada. Et see on kõige suurem tunnustus. Seda küll, jah. Ma arvan, et ma ei tee seda nii palju võib-olla nende pärast, vaid pigem egoistlikult enda pärast. Et mul oleks fun. See on kõige ägedam. Jah, et ma ei suuda seda kõike realiseerida, kui see oleks lihtsalt kellegi teise jaoks. Paratamatult peab olema eeskätt enda ettevõtte ja enda meeskonna, keda kõik see peab nagu sütitama ja tänaste ja tulevaste investorite jaoks. Kus kohas see idee tuli, et kutsuda Eestisse pakkusse Teslat? See oli kaks nagu muutujat, et meil... Osa sul endal on Tesla või? Ei ole kahjuks. Aga Elmo on, eks ju? Elmo on, jah. Ja Elmo on. Mitte Elmo kiirlaadjad, aga Elmo rendiettevõte, ehk siis elektriautod. Aga see oli kaks nagu muutujat, et üks muutuja või üks siis nii-öelda faktor, mis kaasa mängis, oli see, et juhtumisi toimus Euroopas erinevates riikide poolt selline isealgatuslik Tesla tähelepanu võitmine. Ehk siis Tesla oli öelnud, et ta tahab Euroopasse gigafactorit avada ja siis kõik erinevad riigid hakkasid ühe või teise videoga, pakkumisega tema tähelepanu võitma. See teine tõuge ongi see, et tegelikult me oleme ka nimekamate ettevõtete tähelepanu varem võitnud, kes on ka koha peal käinud, kes on tagasisidet jaganud, et kuulge, et see, mida te siin teete, on väga unikaalne, väga hea. Kes siin niimoodi on käinud siis öelnud? Näiteks Google. See oleks nii äge, kui me oleks siin Google ju. Ta oleks äge. Puhtalt isegi tööandjana, sellepärast, et nad on ju ühed maailma ägedamad tööandjad. Ma ei oska öelda, et mida... Nagu selle keskkonna poole pealt, neil on igasugused lounge'id ja mängutoad ja kuup... Ütleme, see on ka kindlasti, mis neid ma arvan kõnetas, et... Külmkapid on kogu aeg täis. Ja mida täpselt? Taimetoitu ja... Taimetoitu, jah. Tahaksime õudselt näha, kui meil oleks siin väike kanakasvatus, ühes nurgas kasvatatakse ka näiteks toitu, mis siis otse liigub nagu nende töötajate laua peale, ehk sisuliselt, kui tootmisettevõtte töötajal on, kas ta on nüüd, sõltuvad tootmisliinist, aga iga tund peab mõned 5 või 10 minutit või 15 minutit puhkama, siis on väga tähtis, kuidas ta seda aega sisustab. Kas ta läheb suitsunurka ja vaatab oma telefoni või ta käib pargis ringi. Mängib kanadega. No see võib olla täna nagu tunduda naljakana, aga tegelikult on see uus normaalsus. Sa ehitad kogukonda. Jah, seda me teeme. Mis on päris äge uus normaalsus, kui sa mõtled ettevõtluse peale. Ja seal on ka reaalselt rahanumbrid, kui me ei saa seda unustada, et kui see sama töötaja tuleb tagasi tööle, ta on motiveeritum, ta on produktiivsem ja tegelikult siis meie ettevõte on kasumlikum. Päikesepark toodab elektrit keskpäeval suvel, aga tavaliselt siis on meie klientidel kõige vähem seda elektrit vaja. Meie maksimaalne hind on võrguhind ehk eesmärk on seda teha veelgi odavamalt. Eeskujuliku ettevõtjana sõidad sa ka elektriautoga vist siis, jah? Ja tegeled Elmo rendiga? Jah. Mis sa selle endale südameseks võtsid? Aktiivse inimesena on vaja, ütleme, ambitsioone realiseerida ka sellise alustava ettevõttega. Jagamine on nii-öelda väga tõusev trend. Ehk siis auto kui ressursi ja selle jagamine. Elektriauto ülalpidamiskulu on kordades madalam kui näiteks bensiini auto ülalpidamiskulu. Küll täna veel on nõrkuseks väga suur ostuhind, aga kui see muutub mõistlikuks, siis miks ma pean ostma bensiiniauto? Palju see rent siis ütleme tavalisele inimesele, kes mõtleb, et kas ma ostan või siis äkki lihtsalt võtangi kuupõhiselt endale elektriauto? Elmo rent eeskätt fokusseerib lühirendile ehk meil on võimalus või sinul on võimalus alates poolest tunnist autot rentida.
Väiksemal autol 2 eurot pool tundi, suuremal autol 3 eurot pool tundi. Ehk see tegelikult on soodsam kui takso ja kui sa sõidad vähemalt 2 siis ta soodsam kui ühistransport. Kus need punktid on siis, kus kohast saab endale haarata ühe elektriauto? Viru keskus on meie kõige populaarsem punkt, Tallinna Teaduspark Tehnopolis on punkt, Flora majas, Ülemiste keskuses, Lasnamäel, Sadamas, bussijaamas, Balti jaamas. Nii äge! Eestlane on küll, ütleme, auto oma ja tüüpi, et mul peab olema auto. Oma auto? Oma auto. Meie Elmo rendis võtame autot kui ressursina. Sinul on isiklik auto, sa kasutad seda 4% ajast. See tähendab seda, et sa kasutad 1 tund päevas. Pluss parkimine? Ei, no ma ei räägi kuludest, ma räägin sellest 1 tund päevas. 23 tundi see auto seisab sul kuskil. Meie suudame seda ühte autot kasutada vähemalt 8 tundi. Seda ressurssi me kasutame 8 korda efektiivsemalt. Oota, Ken, räägi mulle seda, et mis valikuid sa siis nagu ise oma personaalelust teed? No näiteks, kui on sünnipäev, laste sünnipäev, siis sul on metsikult mänguasju. Ja me oleme jõudnud täna selleni, et mänguasja asemel siis komplekteeritakse mingi ühe väärtusliku asja jaoks või emotsioone. Absoluutselt kogemusi. Aitäh, Enne, et sa tutvustasid Eesti esimest vastutustundlikku tööstusparki. Aitäh tulemast! Ja siit Pakrist lähme meie nüüd ühe kauniteriga tegema riisi, mis ei ole tegelikult üldse riis.